meil on väga hea meel tervitada kõiki meie kuulajaid, kes on meiega praegu ühinenud ja tänane BFM Talks alustabki. Ja BFM Talks on selline üritus, kuhu me oleme kutsunud siis erinevaid tuntuid tegelasi, oma spetsialiste, tegijaid, professionaale, kes siis räägivad ja jagavad oma kogemusi, oma elust, oma tegemistest, kõigest sellest, mis neil on hästi läinud või hoopis sellest, mis nii hästi läinud. Et täna ongi meiega ühinenud ei keegi muu kui Rainer Olbri ja paljud võib-olla teavad seda kui Metsakutsut. Ja enne veel, kui me hakkame küsima ja pommitama Rainerit küsimustega, siis teile on ka selline väikene soovitus, et kui teil on mõni küsimus, mida te tahate Rainerilt küsida, mis on huvitav või te olete eluaeg tahtnud Rainerilt küsida, siis nüüd on see võimalus ja pange need küsimused teile Facebooki laivi kommentaaridesse ja sealt me siis vaatame võib-olla mida kõige enim küsitakse, võib-olla huvitavamad küsimused valime välja ja siis loodame, et saame nendele vastused ka. Aga tere, Rainer! Tere! Alustamegi siis kohe asja kallale. Et võib-olla nendele, kes ei tea, kes see Rainer on, siis kuidas sa ennast ise loomustaksid? Hea algus kohe. Ma ei tea, ma nimetan ennast mingiks loovinimeseks vist kõige õigem oleks vist niimoodi kategoriseerida. Et ma tegelen igasuguste erinevate loomevaldkonna asjadega siis, et ma olen graafiline disainer igapäevaselt, siis mulle meeldib fotograafia, tegelen sellega nii hobi korras, kui vahel ka siis saab sellest natuke isegi raha, kui on mingi lahe projekt. Siis ma teen muusikat nii palju kui jõuab ja see põhimõtteliselt vist võtab siis kõik nagu kokku. Okei, väga hea, aga kui sa nüüd jätad kõrvale selle nii-öelda töö või selle, siis milline võib-olla iseloom sul on või kuidas sa nagu karakterit, milline sa oled? Ma ei tea, ma olen selline väljapoole selleks, et olla rohkem seespool. Siuke sügavmõtteline point, aga et ma olen nagu avastanud, et mida rohkem sa inimestele mingisugust muljet jätad või mingisuguseid nagu sellist väljapoole asju teed, seda rohkem sul on ruumi oma eraelule ja oma isiklikele asjadele nagu, et sa nagu nii-öelda natuke ehitad sellise mingisuguse müüri enda ümber ja siis kõigile tundub, et kõik teavad su kohta hästi palju asju, aga need on kõik need asjad, mida sa oled otsustanud neile nii-öelda natuke nagu serveerida ja see annab nagu siis seal müüri taga rohkem õhku oma isiklikuks eluks. Aga milline sa lapsepõlves olid? Ma ei tea, ikka siuke hästi aktiivne, ma arvan, ma muidugi väga hästi ei mäleta, aga jah, mul see kogu see räpi värk ja kogu see tegelikult hakkaski suhteliselt lapsepõlves juba peale, et ma tegelikult lindistasin oma elu esimese räpi teises klassis, jah, ma olin 8-aastane. See oli muidugi ka eraldi nagu, selle kohta oli mingi eraldi BFM Talksi teha, et kuidas see nagu sellel ajal nagu räppimine käis, aga põhimõtteliselt oligi niimoodi, et me ostsime sõbraga maki, kus sees käis kassett ja siis oli teine makk, kus sees käis teine kassett, siis ühe maki pealt sa panid selle kasseti mängima, kus mängis siis nii-öelda muusika ja siis teise maki peal sa võid kasseti lindistama ja siis sealt nagu makist tuli beat ja siis sa nagu räppisid, mis see lindistas selle kasseti peale. Et me tegime sellist naljavärki ja nagu samamoodi tegelikult nagu tänapäeval kõik Plutod ja Villem Trillemid on öelnud, et alguses tegin niisama vaata sõpradega siuke rohkem nagu nali ja värk ja siis kuidagi see kasvas hästi nagu suureks. Et mul oli põhimõtteliselt samamoodi, lihtsalt mul oli see aastal 98, et me tegime nagu nalja ja siis kuidagi alustasime ja siis kuidagi see kasvas nagu loomulikult kuidagi suuremaks. Et jah, ma olin siuke hästi aktiivne, et mõtlesime igast nagu asju välja ja kuna ma käisin kunstikoolis ja mu vanaema oli kunstiõpetaja, siis joonistasin hästi palju, olin kogu aeg silmad lahti erinevate selliste, no ongi mingisuguste, mäletan Kanal 2 näitas NBA mängi, siis vaatasin korvpalli ja mul oli nagu 2 hoovi minust edasi oli korvpalliväljaks, käisime sõbraga seal korvpalli mängimas ja siis ma sõitsin BMX-i väga palju, kuulasin sellega seoses igasugust siukest
muusikat, mida võib-olla räpiga ei seostaks ja nii edasi, et ühesõnaga siuke hästi, ma olen tegelikult eluaeg olnud hästi selline, et igasuguseid erinevaid asju katsetada, proovida ja ühesõnaga siuke. aga kelleks sa väiksena saada tahtsid? kunagi vaata, ma ei tea, kas sa tead, kunagi siuksed nagu salmikud, kuhu said sisse kirjutada, et mis on su lemmiktoit, mis on su mingi lemmikvärv ja nii edasi. et sinna ma kirjutasin vist võmm. ma arvan, mul nagu meelest oli mingi siuke, et mul ei olnud nagu lapsepõlves mingit siukest nagu väga konkreetset mingit, et tahan saada graafiliseks disaineriks või tahan mingi fotograafiaga tegeleda või mingit siukest asja, et ma kuidagi lihtsalt tegelesin hästi palju loominguga, joonistasin, tegelesin grafitiga, nägin, kuidas mu vanaema kodus maalis ja kuidagi, ma ei tea, sealt siis jõudsin selleni, kus ma praegu olen. Räägimegi sinu kooliteest ka siis, et sa oled õppinud siin Tallinna Ülikoolis reklaami ja imagoloogiat. Kuidas sa siukse erialavalikuni jõudsid või kust see tuli? Jah, ma mäletan nagu seda, et keskkoolis ma olin ikka suht pinges, et mis nüüd nagu saab vaata. et ma olin kunstiklassis, kunstikoolis ja ma nagu, väga paljud mu klassikaaslased läksid EKA-sse. ja ma ei tea miks, aga ma nagu mõtlesin, et ma ei taha minna EKA-sse. ma ei tea miks, ma isegi ei mäleta seda. Tahtsid eriline olla? ei, ma ei tahtnud eriline, aga see ei ole kunagi olnud mingi ka, aga kuidagi nagu jah, ma mäletan, et kõik nagu läksid sinna ja mul oli nagu kohe, et tahaks midagi teistmoodi nagu. ja mäletan, mul oli keskkooli lõpus tegin endaga sellise diili, et tegin matemaatikaeksami keskkooli lõpus. ja mõtlesin, et kui see läheb hästi, siis ma lähen majandust õppima. ja kui see läheb mega halvasti, siis ma lähen reklaami õppima. ja see läks halvasti, kõik mu pinginaaber ja kõik mu sõbrad, kõigil läks jumala hästi see eksam. kes sai sinna arhitektiks ja mis iganes ja siis mina nagu nüüd, okei, mul ei läinud väga hästi ja kuna ma tegin endaga üks diili, et kas siis majandus või reklaam, siis ma läksin reklaami õppima. ja mäletan, et ma olin reklaamis kuidagi kohe nagu sellises natuke nagu eelisseisuses, et seal ei olnud nagu ühtegi siukest kunsti nagu või nagu kunsti poole kalduvat nagu inimest, et kõik olidki nagu EKA-sse läinud, kes nagu disaini vastu nagu huvi tundsid. ja ma olin kohe nagu, et ma õppisin nagu erinevad ained, seal ongi mingi copywriting'u teemalised ained ja kuidagi kõik selline, see, mis reklaamis nagu nii-öelda on oluline ja mul oli kogu aeg kõikide teiste kõrvades siuke lisa nagu oskus, et ma oskasin ka nagu kujundada. ja see kuidagi sai mulle kohe siukseks nagu, ma ei tea, nagu siukseks supervõimeks, ütleme nii, et alati kui oli vaja panna mingid tiimid kokku, siis Rainer, tule sa meile, sa oskad kujundada. et kuidagi see disain ja selline kunst oli mulle kohe andis mingisuguse nagu eelise, või no ma tundsin, et andis meile seda päriselt lõppkokkuvõttes andis. aga sa jäid rahule siis oma valikuga, et mitte majandust minna? jaa, ma jäin nagu väga rahule ja ma olen nagu väga palju seda rääkinud ka erinevates kohtades, et kuigi ma õppisin seda reklaami vist lõpuks kokku 7 aastat seda bakat, tegin 7 või 8 aastat isegi. et läks nagu venima lõpus, aga kuidagi ma ikkagi olen alati öelnud, et see oli nagu õige valik. esiteks õige valik oli minna edasi kohe ülikooli. et ma päris mitu nagu sõpra ei läinud ülikooli ja võtsid seal mingeid vaheaastaid ja siis ma ei tea, eksisid kuhugi Austraaliasse ära paariks aastaks ja nüüd ma ei teagi, mis on edasi saanud. aga ma tunnen, et ma tegin õige valiku, ma läksin kohe ülikooli, sain nagu, mul oli juba see õppimise nii-öelda rütm oli nagu sees ja et ma ei kaotanud nagu seda, kui sa lähed nagu keskkool saab läbi ja siis võtad mingi vaba aasta, siis võid nagu ära eksida sellesse, et oledki nagu, et nüüd ongi niimoodi vaata, et lähed kuhugi baari tööle, et kogun veits raha ja vaatan, mis elu toob ja nii edasi. et mina tunnen, et ma tegin õige valiku sellega, et ma läksin kohe edasi ülikooli ja kuidagi olin asjalik nagu edasi, et läksin esimese aasta tegin ära ülikoolis, siis läksin ajateenistusse aastaks, tulin ajateenistusest tagasi, siis läksin tööle ja siis selleks ajaks juba kuidagi hakkaski venima see ülikooli asi, aga ma tunnen, et see esimene aasta ülikoolis andis mulle kohe nagu kuidagi mingid juhtnöörid kätte ja kuidagi sealt. tänu sellele ma sain kuidagi ree peale ja ma tunnen, et see, kus ma hetkel nagu olen, oli see esimene punkt, oli see esimene ülikooli aasta. aga mis su esimene töökoht oli? kõige esimene päris ametlik töökoht oli baarmen. mis on selles mõttes nagu jälle naljakas, et ma olen ise eluaeg karsklenud, ma pole mitte ühtegi tilka alkoholi, tilka on vale sõna, tilka ikka olen proovinud, aga ma ei ole mitte kunagi juua täis olnud nii-öelda. et ja ma olin
ma olin seal baarman vist kokku mingi 3 kuud äkki või, jah. Tegin kokteile inimestele ja olin nagu siuke huvitav kogemus selles mõttes, et väga palju on siukest olukorda, kus noh, ikka on väike pidune olukord on ja siis tuleb keegi ütleb, et nii, et anna mulle 2 šotti on ju, siis valatan need šotid välja ja siis ta on, et 1 on sulle ja 1 on mulle. Ja mingi, et sorry, et ma olen nagu pärsklane, vaata, sulle ei kõlba minuga võtta. Ja ei võtnudki. Ei võtnud, kus ma sain võtta, ma ei joonud. Et selles mõttes esimene töökoht oli nagu see, sealt edasi väga huvitav, minu jaoks muidugi naljaks tagasi vaadata. Siis teine töökoht ma olin logistik, kuigi ma sain matemaatika eksamisse 25 punkti, aga mul oli tööd vaja ja ütleme, et ma nii väga tahtsin tööd saada, et ma leidsin selle võimaluse ja ma olin Itellas siis selline ettevõte, tänaseks on see Itella Smartpost rohkem, oli logistika poole peal rohkem ja siis ma olin veokorraldaja Saksa, Hollandi, Eesti suunal, komplekteerisin veoautosid nagu siis matemaatiliselt, et mis kaup kuhu läheb, mis hetkel ta kuhu sõidab, millal tagasi tuleb, mis punktid peab läbi käima, kui palju aega ja nii edasi. Et aga terve aja, kui ma seal logistika olin, siis ma unistasin ikkagi graafilisest disainist ja siis sealt edasi ühesõnaga siis sain läbi erinevate õnnelike juhuste ja graafilise disaini maailma nagu jala ukse vahele. Aga kas sul, noh, sa oledki graafiline disainer, loovjuht, tegeled muusikaga, et kas sa mingi hetk ei tundnud siis võib-olla, et peaks tegema mingi kindla valikud, kuhu suunas minna? See on selline küsimus, või selline, ütleme, dilemma, mis on saatnud mind ikka pikalt ja ma olengi nagu mõelnud, et noh, öeldakse vaata, et kui sa oled mitmes asjas hea, siis tegelikult sa ei ole nagu ülihea mitte millestki. Et see selline murekoorem on mind saatnud läbi aastate, aga ma kuidagi, ma isegi olin ka kunagi ühel loengul, kus üks väga kogenud inimene ütles, et meie elud on liiga lühikesed, et teha nagu mitut asja korraga, et leia see üks asi, milles sa oled hea ja siis tao nagu seda lõpuni, et sa saad selles nagu parimaks. Ja siis ma olin nagu ka, et mis asja nagu, et ma olen ikka nii valesti elanud oma elu. Nagu, et mul tuleb mingi mõte, et tahaks õppida kaamera selgeks, siis ma õpin selle kaamera selgeks, siis mul tuleb mingi mõte, et tahaks mingi videoprogrammi selgeks õppida, siis õpid selle videoprogrammi selgeks. Tuleb mingi mõte, et tahaks üldse mingi animatsioonist aru saada, siis võtad selle animatsiooniprogrammi ja YouTube'i ette ja siis õpid animatsiooni tegema. Ja siis tuleb üldse mingi mõte, et tahaks mingi saate teha, et siis õpid, et mis see produtseerimine on või kuidas seda saadet kokku panna. Et jah, see probleem on mind saatnud ja ma olen selle väga palju nagu mõelnud. Aga ma kuidagi olen teinud mingisuguse sisemise rahu sellega, et see on siiamaani mulle edu toonud, et ma teen erinevaid asju ja mõistan erinevaid selliseid, ütleme siis vaatenurki, et eriti ma tundsin sellest kasu nagu reklaamivaldkonnas töötades. Et kui sa ikkagi saad aru, kuidas filmimine käib ja sa saad aru, kuidas pildistamine käib, saad aru, kuidas tekstide kirjutamine käib ja saad aru, kuidas disainimine käib, siis sa põhimõtteliselt jälle oled nagu supervõimega, et sa mõistad kõiki erinevaid osapooli nii-öelda. Ja siis ma vahepeal töötasin ju ka Sportlandi turundusosakonnas 1,5 aastat ja siis ma mõistsin nagu, et kuidas klient üldse seda asja ka veel näeb, et üks asi on see, et sa töötad seal agentuuri poole peal ja saad sellest aru. Ja siis ma olin veel nagu kliendi poole peal, et sain aru, kuidas klient seda agentuuri asja üldse vaatab, et kuidagi jah, selline mitmel rindel tõmblemine on mulle edu toonud jah, et see kuidagi on saanud minu firma värgiks mingil määral või selliseks, ja siis ma olen kuidagi teinud sellega rahu ja isegi võib-olla hakanud meelega siis isegi natuke nagu forsseerima seda, et aga davai, et proovime siis hoopis, mis asi see on, et vaatame, mis siit nagu tuleb, kuidagi see on jah toiminud. Meil siin on kindlasti Tallinna Ülikoolis ka selliseid reklaamihuvilisi tudengeid, et milline siis tavaline loome inimese loovjuhi tööd välja näeb, mida sa teed? Istud maha? Tulen tööle, istun arvuti taha maha. Kuna mina olin ikkagi suurema osa ajast olin ikkagi disainer, graafiline disainer, siis sul on erinevad probleemid, mida sa pead siis üritama ära lahendada nii-öelda. Et
ütleme üks päev koosnes siis sellisest, kõigepealt tulid hommikul tööle ja siis sul oli mingi asi, mida sa pidid kujundama, näiteks, et mis mul kohe meelde tuleb, tegime Tallinna lennujaama hange oli selline, tehti nagu Tallinna lennujaama poolt hange, et tahetakse siis täielikult rebrändida kogu selline lennujaama siis selline nii-öelda kuvand. no mitte kuvand, vaid see nii-öelda ruum, et kust inimesed lennuki peale lähevad, kus nad maha tulevad, kuidas seal kõik asjad, mis see mingisugune, milline see värav välja näeb, kust inimesed sisse tulevad ja välja lähevad ja nii edasi, et ühesõnaga selline nagu, et leida siis nagu kontseptsioon sellele ja me tegime seda hanget ja siis ühesõnaga ongi, et 2 esimest tundi näiteks hommikust ma siis kujundasin mingit ideekavandit, mida me olime siis eelmine päev, üle-eelmine päev nagu koos mõelnud, onju, tiimiga. Kujundasin ideekavandit, siis näiteks oli mingi koosolek, kus me rääkisime tund aega Rademari sotsiaalmeedia plaanidest, onju, et järgmine nädal hakkab meil, ma ei tea, tossukampaania, keda me selles suhtes, keda me kasutame, keda me pildistame, kellega me räägime, kui palju nad raha tahavad saada, kui palju me saame neid, ma ei tea, sisu toota ja nii edasi. Siis oli lõunapaus, siis läksime jalutasime Prismasse, võtsime väikse lõuna, jalutasime tagasi, siis terve lõuna rääkisime, mida me eile Netflixis olime näinud, mis lolli kommentaari keegi oli kuhugi kirjutanud ja nii edasi. Ja siis hakkas teine päevapool, näiteks mingi teine projekt, ma ei tea, pidi kujundama midagi muud. 2 tundi kujundasid seda, heal juhul 2 tundi, halvemal juhul tund aega, eriti halvemal juhul pool tundi. Et siuke hästi nagu erinevate projektide, erinevate klientide, erinevate asjade vahel nagu natuke tõmblemine. Ja see tundub hästi siuke suhtletöö siis või siis on pigem arvutidega või? Erinev, no ongi, et kui sa nagu disainerina ikkagi, kui sa nagu kujundad, siis sa 2 tundi oled ikkagi kõrvaklapid peas ja vaatad seal internetis ringi ja siis 20 minutit joonistad midagi. Aga jah, kui on ikkagi nagu loovjuhi töö, siis jah, ongi, et sa suhtled tegelikult ju seal brainstormi ruumis. Siuke esimesed pool tundi räägid jälle samamoodi, mida sa internetis nägid ja nii edasi ja siis hakkate tahvlile midagi kirjutama, võtad seal mingisuguse süsteemi ette, mille järgi te mingi ideeni jõuate ja siis kuidagi üritate seal koos nagu midagi ära lahendada. Hästi palju suhtlemist on ju, tund aega lihtsalt vahutad mingi 4 või 3 selles väiksest klaaskuubikust. Aga kui sa mõtled nüüd algusesse, siis mis see võib-olla kõige raskem asi oli selle juures? Kui sa läksid ja pidid hakkama järsku tegema siukest asja, siis nagu... No ongi see on hästi palju erinevaid raske. Üks asi on kindlasti tempo, et reklaamagentuuris on hästi kiire tempo, hästi tihe ja sa tegelikult ei jõua mingid selliseid, sa ei jõua kuidagi valmistuda või sa ei jõua, et kui sul on tund aega pead välja mõtlema mingisugust kontseptsiooni, mingisugusele kampaaniale, siis sa ei jõua nagu, et vaatan natuke siin ringi ja küsin sõprade käest, et mis nad on näinud ja mis nad on teinud ja nii edasi. Et sa lähed ikkagi otse sellest lennujaama hankest nagu maandud sinna nõupidamiste ruumi, et nii, okei, mis me siis, ma ei tea, tossu kampaaniaks välja mõtleme. Et eelmine aasta oli see on ju, mis me järgmine aasta teeme. Et kuidagi siuke hästi tihe switchimine ja sa pead kogu aeg hästi palju võtma nagu oma loomulikust sellisest nagu pagasist, et sa ei jõua ennast väga arendada, sa ei jõua ennast väga nagu kurssi viia, sa ei jõua nagu, et sa pead olema hästi nagu siuke võtma ja viskama tegema, et ja selleks ma arvan, et sa pead nagu valmistuma selleks tööks, et sa näiteks ongi aasta otsa oled logistik, on ju, siis aasta otsa oled mingi baarmen ja siis kogud kõike seda nagu endasse, jälgid kogu aeg analüüsid, kirjutad räpilugusid aasta otsa ja siis sa maandud sellesse reklaami nagu businessisse, siis sa pead võtma kõigest sellest baarmeni elust ideid, sellest logistiku elust ja sellest räpist nagu ja siis segama sinna kiirelt mingisuguse supi kokku ja siis see peab kuidagi nagu toimima. Nii et sina annaksid tudengitele sellise nõu nii-öelda idee, et minge ja proovige erinevaid asju ja siis minge reklaami tegema. Või sul on meil ja, samas jälle nagu mulle tundub, et reklaam ise on hästi tugevalt hea alus nagu mingiteks uuteks asjadeks nagu. Et kui sa oled reklaamis selles nagu nii-öelda hakklihamaasinas mitu aastat nagu hakkama saanud nii-öelda, et siis et see on hea ettevalmistus nagu mingiteks järgmisteks nagu väljakutseteks, et sa oledki selles, Eestis reklaamis on see, et sa pead kõiki asju teadma või nagu sa oledki, sa oled mingi lennundusbusinessis, sa oled natuke aega sees paar päeva, siis järgmine hetk sa oled sotsiaalmeedia businessis sees, siis sa oled mingisuguses jaemüügis,
siis sa oled mingis, ma ei tea, küpsetusbusinessis sees, siis sa hüppad kuhugi mingisse šokolaaditehasesse, et sa kuidagi käid kõik need asjad niimoodi läbi ja sa seal olles nagu tegelikult omandad hästi palju. Hakkad aina kitsamaks minema, et noh, saad vanemaks ja tunned, et noh, tegelikult tahaks üldsegi mingi sotsiaalministeeriumis mingi kommunikatsiooni osakonnas töötada võib-olla 40-aastaselt. Et siis sa kuidagi, sa saad nii hea baasi sealt ja nii laia nagu ampluaa, et sa selle võrra oled nagu parem kitsamas ametis, milleks sa valmistud. Ja, aga samas jah, reklaamis olles sul on ka vaja sellist hästi lai silmaringi ja sellist hästi, et nagu kuidagi kõiki asju natuke puudutama, et sa ei saa nagu minna nendesse asjadesse sisse, aga sa pead suutma nagu selle pisikese puudutusega võtta maksimumi sellest nagu. Ja siit ma tuletan teile meelde vaatajad, et te saate ka küsida Rainerilt mõne küsimuse, et need, kes võib-olla on huvitatud reklaamist või hoopis muusikast, et siis te saate kirjutada need küsimused sinna alla kommentaari ja siis me vaatame ja küsime need Rainerilt kindlasti ära ka. Aga räägime muusikast. Nii. Et kuidas sa üldse siis, noh, sa juba ütlesid, et sa juba väga noored hakkasid muusikaga tegelema, et kas sa mõtlesid kohe, et muusikast saab karjäär või siuke, millega sa tegeled? Ma ise ei mäleta seda, aga mu nüüdses abikaasa siis on seda korduvalt rääkinud, et alguses keskkoolis ma ikkagi rääkisin, et minust saab räppar. Et see oli minu nagu karjääriplaan. Kuigi ma ise ei mäleta seda. Ma nagu ikka kogu aeg mõtlesin, et ma ikka ilmselgelt hakkan mingit reaalset tööd ka tegema. Et aga ja ju siis mul mingi hetk ikkagi oli see, et ma hakkan muusikaga tegelema ja jõuan, ma ei tea, Euroopa tasemele või maailma tasemele mingiks rap-muusikuks. Et aga selles mõttes see on ikkagi illusioon, et seda ei tasu võib-olla, ütleme, seda ei tasu esimeseks plaaniks võtta, et see võib olla back-up'ina kuskil 3. või 4. plaan. Aga et ma ei tea, kuidagi ma nagu olen suutnud terve aja seda muusikat kogu aeg natukene paralleelselt oma päris eluga nagu teha. Et see on natuke nagu see selline, ma ei tea, et näiteks reklaamis olles ma nagu tundsin, et ma pean tegema midagi, mingit sükest, midagi nii-öelda veel, et kus ma saan nagu minna rohkem sisse, et see igasugust erinevate asjade puudutamine on nagu tore igapäevaselt, aga pärast seda kõike, kui sa oled nagu sellest haklijaama sellest läbi käinud, sa tahad nagu korraks keskenduda millelegi konkreetsele, et see muusika oli minu jaoks see nagu. Aga mis sind veel võib-olla muusika juures võlub, et sa seda teed või mis sind motiveerib? Ma ei tea, ma olen siuke, tahan ikka kogu aeg väljendada ennast et siis ei olnud sotsiaalmeediat ja siukest nagu siukest kultuurimaja seina, kuhu kõiki oma mõtteid kirjutada, et alguses ma ju tegin graafitit, kus ma väljendasin ennast hästi tugevalt. See oli minu jaoks väljund nii-öelda. Aga kui ma hakkasin nagu sõnu kirjutama ja räpiga tegelikult, ma tundsin, et see on hästi hea siuke nagu eneseväljendus. Just jah, et jälle ma nagu ise ei pannud seda niimoodi tähele, aga mäletan kuskil kommentaariumis või kuskil Tiina Hiiov ütles mulle nagu, et kommenteerisid, et sa et kõik asjad, mis sa teed, on nagu eneseväljendus või nagu, et sa nagu nii hullult tahad nagu ennast välja nagu, mitte ennast näidata, vaid just, et sul on, et sa tahad nagu kogu aeg väljendada, et välja saada seda, et see vist on jah nagu kuidagi see driver olnud, et kogu aeg ma kirjutan hästi palju, ma teen oma seda ajakirja, nüüd on ju Hooligan Hamletit, et sinna ma kogu aeg kirjutan mingeid artikleid ja nagu ma tunnen, ma kirjutan neid sellepärast, et ma tahan kirjutada, mitte sellepärast, et ma tahaks, et keegi neid loeks või kuidagi. Ja kui ma jälle mingi piisi nii-öelda valmistan, siis mul on kohe tunne sükest nagu mingit rahu või mingi hetkeks on nagu selline, et okei, see sai jälle välja öelda. Et see on just üks põhiline see nii-öelda vedur, miks ma seda muusikat teen, ma tahan kogu aeg kirjutada ja öelda ja rääkida mingeid asju. Aga millest sa inspiratsiooni kogud? No ikka igapäevast, samamoodi nagu reklaamis, et sulle jääb mingi täiesti nagu mingi, sul käib nagu igapäevaselt silmad lahti ringi nagu, et mõnikord see võib tulla, see on jälle nii klišee jutt, aga see päriselt on ka nii, et sa istud trammis, sa näed mingit eriti idioot, nii lolli olukorda näed nagu pealt ja sul jääb see meelde ja sul tuleb see kõige suvalisemal hetkel nagu mingisuguses loovprotsessis meelde, et mine vekki need 2 mutti vaidlesid oma vahel seal esmaspäeval. Et ja siis sealt kuidagi saad seda mingit mõtet, et mäletan üli hästi, me tegime Maanteeametile kampaania, sina oled ettenäitaja, et tema oleks ettevaataja. Et ja see lause tuli mul nagu reaalselt, meil oli kogu kampaania kontseptsioon valmis ja ma sõitsin autoga koju ja siis mul nagu kodu juures mingi siuke
veits nagu siuke romula või siuke nagu mingid autode mingid vrakid ja mingid tünnid ja mingi metallihunnik vedeleb seal. ja siis seal oli ühe nagu spreiga oli kirjutatud ettevaatust sinna peale nagu. ja ma sõitsin sellest nagu mööda ja seal oli, pidin korraks nagu hoo maha võtma, siis ma nägin silmanurgast seda ettevaatust. ja siis ma mõtlesin nagu ettevaatust, ettevaataja nagu ja siis ma kuidagi autoga sõitsin ja siis mul kõik tuli see ettevaataja, ettenäitaja ja siis ma järgmine hommik läksin tööle, nii, mul on olemas sellele nagu kampaaniale lause, et sina pead olema ettenäitaja, tema oleks ettevaataja. ja siis ma sain nagu aru, et täpselt nii nagu suvalistest olukordadest see inspiratsioon nagu tulebki. et tuleb märgata. ja just ja nagu hoida kogu aeg silmad lahti, aga samas jälle nagu tänapäeva maailmas on seda kõike nii palju, et sa pead suutma nagu jälle kuidagi õigetel hetkedel seda peale keerata ja siis teisel hetkel jälle keerad nagu täitsa maha ja paned nagu noh, täitsa klapid ette ja teki peale. et see on jah hästi selline, pead suutma nagu ise kuidagi seda kõike nagu toimetada. meie üks kuulaja küsib, et kas sa plaanid muusikasse ka rohkem aega panna ja võib-olla isegi albumit veel välja anda? Jaa, plaanin, et praegu ma olen nüüd 4 aastat ikkagi suhteliselt rahulikult võtnud, et viimane album tuli välja 2016. ja ma olen nüüd üksikuid nagu lugusid siin teinud aastas, siuke 1-2 tükki välja andnud, nii et teinud on rohkem. aga nüüd jah, ma sellel aastal, ma olen seda jälle ka igal pool juba maininud, et uus käik on sees, uus hoog on sees ja praegu ma väga suure osa oma ajast pühendan muusikale. Siuke huvitav küsimus ka, et noh, meile tundub, et sa... Siiamaani ei ole kõige huvitav, aga see on selline teistsugune küsimus. Et sa tundud nagu, et noh, oskad kõike siin reklaame teha, muusikat teha, aga võib-olla milles sa nii hea ei ole? Paneb kohe mõtlema. Ma ei tea, ma nagu... Ja mul on hästi palju asju, kus ma kogu aeg komistan samade asjade otsa või kuidagi nagu esimene asi, mis mul pähe tuleb, on see, et ma olen ülihalb ajaplaneerija. Ja see on tõesti, see on, ja mida rohkem sa erinevaid asju teed, seda suuremaks probleemiks see tegelikult nagu kujuneb. Et ma olen hästi halb nagu ajaplaneerija, ma olen nüüd nagu see üldse praegu see on ühiskonnas tegelikult suhteliselt siuke tõusev probleem, et inimesed on natuke hädas enda nagu siukeste, ongi kõik need notifikatsioonid on peal ja sa kogu aeg nagu ei suuda keskenduda mingitele asjadele, kui sa kogu aeg switch'id niimoodi erinevate asjade vahel, siis sa nagu kuidagi eksid ära sinna, et see on mul väga suur probleem, et ma ei suuda aega planeerida ja mis seda sama probleemi veel nagu tõstab või kasvatab, on see, et ma olen väga halb äraütleja nagu. Ma ei suuda öelda ei mingitele pakkumistele ja mingitele nagu, ja kui keegi kirjutab sulle, et oo, et tere, et meil on nagu siuke, ma ei tea, kuskil Lõuna-Eestis mingis üliväikses koolis on vaimse tervisega, tahaks lastele rääkida midagi, et kas teil oleks aega nagu tulla terve päev olla siin, vaata. Ja sul ei ole nagu mitte kuhugi seda panna, vaata, sest su päev, noh, sul on kõik nii täis pukitud, et ja no ma ei suudagi ära öelda, või noh, nagu ma olen mingi, et ma ei vasta pigem, vaata, jätad selle õhku nagu ja siis inimesed pettuvad, et see, noh, ta on mingi ime, et ta isegi ei vasta e-mailidele ja edasi. Et see on nagu tõsine asi, mida ma ei oska teha ja ma ei suuda nagu ära öelda ja sellepärast ma kogu aeg olen jännis oma mingite projektide ja asjadega, ma võtan kõik asjad kogu aeg vastu ja siis lihtsalt ägan nende all ja tegelikult ei ole mitte kedagi teist süüdistada kui iseennast. No et ma arvan, et see on jah enamusel selline probleem praegu. Aga milline oleks sinu ideaalne päev? Mida sa teeksid selle päeval? Täna on olnud päris hea päev. Ei, ma ei tea, ma olen oma töö ja kõige eluga praegu väga heas kohas, et minu iga päev ongi ideaalne päev, et kuna ma töötan kodukontoris, siis ma olen suutnud oma elust välja lõigata igasugused ummikutes passimised ja siukse mõttetu lisastressi, mida ütleme selline siuke töörutiinis olemine muidu võib-olla loov inimesele nagu toob, et ma olen selle kõik suutnud nagu oma elust välja lükata, et selles mõttes see 2020 aasta on olnud nagu väga huvitav, positiivses mõttes nagu huvitav, et ma olen ju täielikult on elu nagu muutunud, et ma olen kogu aeg kodus, ma valin nagu 100% oma töörütmi ise, et kui mul on tõesti tunne, et nagu praegu ikka üldse ei viitsi selle asjaga nagu tegeleda, et siis ma saan edasi lükata selle ja tegeleda sellega õhtupoole või üldse nagu on siuke tunne, et tänavast päeval nagu magada ja mul litin öö läbi nagu pärast seda teha, siis võin seda ka teha. Et selline
ise nagu asjade üle nagu kontrollimine või asjade üle kontrolli omamine on võib-olla minu jaoks ideaalne päev, et ma olen väga, mulle üldse ei meeldi, kui ma olen planeerinud mingi asja ja siis kuidagi need plaanid lüüakse nagu sassi või kuidagi, et ma olen nagu sättinud kõik väga täpselt, et tulen töölt, ma ei tea, käin poest läbi, siis jõuan sinna ja lähen sinna ja sinna. Ja nüüd, kui üks nendest elementidest kuidagi lükkub edasi või mingi jama, siis ma olen nagu kohe tuju ära nagu ja ma muutun nagu natuke pahaseks või selliseks nagu lihtsalt kui oled näljane vaata ja siis nagu kuidagi või kõht on tühi, siis hakkad inimestele halvasti ütlema, oled siuke nagu et ma muutun selliseks torisejaks suht ruttu, kui mul on nagu mingi oma peas on, kuidas ma nagu ette kujutan seda kõik, kuidas see kõik nagu lahti rullub ja siis mingi element sealt ei rullu niimoodi nagu ma ette kujutasin, siis ma nagu on hästi halb selline ümber programmeeruja, et kuigi ma olen hästi nagu switchin erinevate asjade vahel, siis selles mõttes jälle vastuolu on, et mul peab kõik olema hästi kindel või paigas, et kui mingi asi nagu läheb teistmoodi, siis ma olen kohe nagu paanikas natuke. Nii, vaatame vahepeal meie publiku küsimusi ka. Kui annaksid nõu mõnele turundusjuhile, kuidas näiteks kirjutada efektiivselt briefi reklaamiagentuurile, siis millest see koosneb? Mida sinna kirjutada, mida mitte kirjutada? See on väga lai ja suur küsimus, et eks see oli ka reklaami valdkonnas olles see oli tegelikult päris suur probleem, et turundusjuhtidelt saadud nagu sellised briefid ja ütleme selline eeltöö oli nagu kuidagi sellega oli raske midagi peale hakata või kuskilt nagu peale startida nii-öelda. Et minu arust nagu Eestis on nagu ütleme siuke turundusmaastik või siuke turundusjuhid, turundus selline süsteem kindlasti ütleme nagu arenemisjärgus või et nagu ma näen positiivseid muutusi praegu ja on väga palju ägedaid asju loodud, mis aitaksid paremaks teha seda, et turundusjuhid oleksid paremad nii-öelda ja rohkem nagu nii-öelda kontaktis kõige sellega ja agentuurid saaksid agentuuridest aru ja agentuurid saaksid nendest aru. Aga et ühesõnaga hetkel see oli nagu nüüdseks ma olen juba ju pool aastat pole olnud selles maailmas, reklaamindusmaailmas nii-öelda. Ja tegelikult olen, aga mitte igapäevaselt. Et see muutub nagu kogu aeg natukene. Aga annaks nagu mingile turundusjuhile konkreetset nõu, siis kõige tüüpilisem asi, ütleme, mis juhtub, on see, et turundusjuht sõnastab lahenduse selle asemel, et sõnastada probleem, millele siis agentuur saab anda lahenduse. Et võib-olla, kuidas ma seda lahti seletaks, on see, et näiteks disainerina ka on hästi tihti seda, et teed mingi kujunduse ja siis sulle antakse tagasisidet ja siis on see, et kas saaksid nagu näiteks siia panna punase värvi, et see nagu oleks palju lahendam, kui see oleks punane vaata. Et aga see on nagu tagasiside, see on nagu inimene teeb disaineri eest disaineri tööd. Et tagasiside peaks olema selles vormis, et seda ei ole näha või et siin on probleem on selles, et siin ei ole, et seda ei ole, et sa pead esitama nagu probleemi, millele siis disainer oma kogemuse, oma valdkonna nii-öelda tarkuse pealt saab esitada erinevaid lahendusi. Et sinu jaoks võib-olla on ainus hea lahendus see punane värv, sest sa ei tea rohkem lahendusi. Aga disaineril on, ta teab lahendusest, tema tööd ja ta pakub sulle võib-olla hoopis palju parema lahendusi sellele probleemile, mille sa nagu sõnastad. Et turundusjuhid ka nagu, et selle asemel, et öelda, me tahaks kampaaniat, kus on selline videoklipp, mis mõjub sellistele inimestele. Mis valdkonna sa tahaksid ära proovida? Et ma tahaks ära proovida saate produtseerimise, et ma natukene olen sellega ütleme algust teinud, eks ole, et ma olen teinud Hooligan Hamletis neid YouTube'i saateid paar tükki ja olen ise teinud intervjuusid ja nii edasi, et ma tahaks nagu niisuguse suurema saateprojekti ette võtta ja selles suunas on esimesed paar sammu juba tehtud. Väga huvitav, jääme ootama. Ja kuidas leida loovus? Kuidas olla loov? Minul töötab väga konkreetne asi ja ma avastasin selle mingi ülikoolis, ma arvan, et avastasingi. Väga lihtne ja loogiline ja
ütleme, matemaatiline isegi, et selleks, et mõtted saaksid peas liikuda, on vaja ise liigutada. Et kui su keha liigub, su veri käib su peas igal pool veresoontes ringi ja see paneb konkreetselt su mõtted liikuma. Ja seda nagu ma avastasin, kui ma kirjutasin lugu, ma olin nagu arvuti taga ja ma nagu jooksin kokku või nagu kuidagi oled selle mingi rea juures ja kuidagi ei saa sealt edasi, et ei tule mingit head mõtet, kuidas seda rida nagu jätkata. Ja siis ma nagu avastasin mingi hetk, et ma kuidagi ei teinud seda teadlikult, aga ma tõusin nagu püsti ja siis ma hakkasin nagu toas ringi jalutama, et mõtlen, mis siin oleks vaja nagu. Panen nagu veits seda piiki nagu kõvemaks, siis kuidagi nagu jalutad seal toas ringi ja siis nagu alati said sellest künkast üle. Ja siis ma selle hetkel ma muidugi saanud sellest aru, et ma seda teen, aga siis kui ma hakkasin nagu jooksmisega tegelema, siis jooksmise hetkel ma nagu sain aru, kuidas kõik nagu päeva mõtted ja asjad lähevad nagu joondu ja kõik kuidagi saad kõikidele probleemidele nagu vastused. Ja siis ma nagu hakkasin aru saanud, et see on konkreetselt mul seotud sellega, mida rohkem ma nagu liigutan, seda paremini mul nagu kõik veri ringi käib ja seda paremad mõtted ja ütleme looming nagu läheb lahti. No vot, see on väga hea see on väga konkreetne asi. Mida kõrva taha, et või proovida vähemalt äkki toimib. Vaheldusel lihtsalt kas või jalutama minna, see õhtul oledki teed mingit, ma ei tea, lõputööd seal ja lihtsalt ei saa edasi, lihtsalt lähed teed väikse ringi linna peal ja vahel. Ja milliseid oskuseid sa tahaksid endas arendada, et reklaami vallas siis rohkem läbi lüüa või parem olla? Ma nüüd tahaks neid oskusi, mis mul on, arendada paremaks. Jah, et ma tegelikult läksingi reklaamiagentuurist kevadel täpselt päevad enne seda eriolukorda ja pandeemiat ja kõike seda. Läksin reklaamiagentuurist ära IT-valdkonda. Et ma olen nagu disainer ikkagi seal edasi, teen põhimõtteliselt sama tööd, aga vahetasin nagu valdkonda selleks, et saada sellest paremaks, et saada nagu disainerina. Ma tundsin, et reklaamis on see hästi selline, kuigi see on nagu hästi erinevatest mitmed 100 erinevat klienti ja erinevad valdkonnad ja siis tegelikult ikkagi su selline, sa ei jõua nagu arendada, nagu ütlesin ka alguses, sa ei jõua ennast seal arendada, sa ikkagi paned selle sama baasi peal, mis sul nagu olemas. Et ma tundsin, ma tahaks nagu sellest siis kuidagi rohkem sisse minna ja ma ei taha olla nii nagu selle pinna peal, et tahaks nagu disainist nagu ikkagi sügavamalt nagu aru saada. Kuna ma ei läinud disaini EKA-sse õppima, siis mul ei ole sellist nagu, ütleme sellist nagu ikkagi filosoofiat ja seda nagu disain mõtlemist nagu niivõrd nagu selline, et ma ikkagi läksin põhimõtteliselt kohe disainiagentuuri tööle 2010. aastal Velvetisse. Ma hakkasin kohe nagu siis nii-öelda tarbekunsti tegema, et ma ei teinud nagu selliseid kunstiprojekteid kujundama, et ikkagi alati oli mingi probleem, mida ma üritasin disainiga lahendada. Ja ma tunnen, et ma tahaks just seda nagu sellist filosoofilist poolt nagu juurde õppida ja selles nagu paremaks saada ja see vist on hetkel mul nagu, et fotos tahaks paremaks saada kindlasti, disainis tahaks paremaks saada ja sellises nagu nendes asjades ja loomulikult muusika tegemist tahaks paremaks saada. Ma tunnen, et kui ma nii kaua rap-muusikaga tegelenud, siis mul ikka veel ei ole mingit oma käekirja või sellist nagu oma soundi, et ma olen pannud nüüd järgmise paari aasta eesmärgiks, ma üritan leida selle metsakutsu käekirja, et kui sa kuuled, saad kohe aru, et ta on metsakutsu lugu, tema teeb nüüd sellist kraami. Et selles mõttes need on jah sellised, mida ma olen arendanud. Väga aitäh Rainerile, meil oli väga-väga tore vestlus, ma loodan, et teil oli ka huvitav. Kui sa just midagi ise lisada ei taha siia lõppu, et... et ma tahaks seda tööpakkumist teha. Okay. See oleks napid meeles. Et ühesõnaga ma hakkan nüüd seda saadet tegema, millest ma siin eetriväliselt rääkisin ka. Ja mul oleks vaja ikkagi leida selle kooli siis ütleme sellisest publikumist selline inimene, kes... Ma ei tea, kas seal on päriselt ka mingi ametnimetus, ongi nagu writer, on nagu mingi toimetaja või? Toimetaja. Et mul oleks vaja sellele saatele toimetajat või siis nagu kirjutajat, ma ei tea, kuidas seda õige. Toimetaja tundub mulle kuidagi jälle nagu mingi teistsugune, aga tegelikult see vist ikka õige toimetaja. Et ma otsin ühesõnaga, mul üks ülilahe projekt, nagu need kõik projektid alati on, ülilahedad ja ma otsin sinna inimest, kes aitaks mul seda kirjutada, seda saadet kirjutada, intervjuusid läbi mõelda ja kõike sellist. Et kui see on siin vaatajate hulgas olemas, siis sotsiaalmeedia erinevatele kanalitele tasub kirjutada mulle Instagramis metsakutsu
ja ma kindlasti tegelikult, ma teen selle emaili asja kõik ka, et saab koolile äkki laiali saata, et see on asi, kui see lõppunud ütleks kindlasti. Väga hea, nii et jätame kõrva taha kõik huvilised, otsige Metsakutse ülesse ja järgmisel korral siis kohtume järgmisel kolmapäeval ja siis on meil juba uus külaline, et vaatame ja anname teada, kes on uus. Homme. jah, homme anname teada. aga kohtumiseni.